kui minna ettevõtet ehitama selle mõttega, et ma üritan teha seda hästi harmooniliselt, ma arvan, et see on natuke võib-olla vale missioon või eesmärk, sest et siis võib-olla tähelepanu ei ole sellel, mis päriselt midagi toodab ja loob. Kas sul oli mingeid selliseid kurnatuse või läbipõlemise lähedasi situatsioone ka, kui see ettevõte niimoodi kiirelt kasvas ja te panustasite ikkagi hingega seal? 25-aastaselt ma alustasin 10-aastast perioodi, mis oli siis nagu Vaini partnerite konsultatsiooni- ja koolitusfirma ehitamine koos Peebu ja Urmasega. Ja siis 35-selt umbes oli siis nagu Pipedrive'i start, et ma ei tolleks hetkes ikkagi üht koma teist kõrva taha pannud, et ära tunda seda, et millal on läbipõlemine selline, et noh, kui nüüd midagi ei taasta või jälgi, et siis on halvasti. Nii et oli kindlasti neid momente ja vahepeal mulle tundus, et kohati oli rohkem isegi seda reaalse maailma raskust ja kurnatust, kui ma ise sisemiselt selle ära tajusin, sest ma proovisin olla selleks nagu natuke valmis ja nii edasi, aga ma arvan, et kumulatiivselt ikkagi kuidagi tuli sisse päris korralikult, et no see ei ole lihtne, kui sa oled harjunud juba nagu perena elama ja siis leiba lauale panema ja sul on teatud kohustused, mida sa tegeled ja siis, kui sul ühel hetkel võtad vastu otsuse, et ma nüüd lähen niimoodi, et ma ei tea, millal ma saan sellisel moel palka uuesti. Noh, see võib-olla inimesed kujutavad ette võib-olla 1 või 2 kuud niimoodi, aga kui see läheb nii, et sa ei tea ja see läheb aasta, 2 või 3, noh, minimaalselt, mis juhtuma hakkab, on see, et osa sinu sellest senisest elust peab muutuma. Et kui sul siiamaani oli näiteks liisinguga auto, siis seda enam ei ole, või kui see siiamaani oli selline elustandard, siis nüüd seda enam ei ole. Ja üks asi on seda endale tuua, noore inimesena mõtlengi jälle, see on teatud plussid, et siis ei ole vahet, aga kui sa oled juba natuke niimoodi välja kujunemas olukorras ja oled endale pere loonud, siis hakkab hästi oluliseks muutuma see, et mismoodi su teine pool sellele vaatab ja oli seal mingisugused raskeid kompromisse ka, mis sa pidid isiklikus elus või oma lähisuhtes tegema ettevõtte nimel? Noh, loomulikult oli neid mõningaid asju, mis ma siin praegu mainisin, neid erinevates värvides oli piisavalt ja piisavalt, aga minu enda teise poole abikaasa võime neid asju kuidagi, ma hiljem ta käest küsinud seda, et kuidas ta seda nii kuidagi normaalselt suutis võtta, aga ta ise ka täpselt ei tea, aga ta tundus see nagu nii-öelda naturaalne, et nii ta ilmselt peab olema. Ma ei tea, kas oli selline apaatsuseks, ma ka seda ei nimetaks, aga võib-olla selline mõistmine või arusaamine ja ilmselt ka taju. Ma arvan, kui kõrval oleks selline hüpiknukk, kes lihtsalt nii-öelda pealiskaudselt põleks ja tegeleks, siis ilmselt ma oleksin neid asju tehes, mis ma tegin, ma arvan, oleks ammu juba jäetud kuskile tänavanurka koos hambaharja ja ühe kotiga, on ju. Aga ju seal paistis läbi, et seal oli väga tugev minek, eks ju. Ja see ilmselt tekitas tunde, et neid samme on ilmselt mõistlik ja kasulik ja vajalik teha. Isegi siis, kui ta oli hetketi väga raske, teatud perioodil oli see väga keeruline. Kas sa praegu nagu tagasivaates suhtud sellise harmoonilise elu tasakaalu leidmisse, et sul on sellise töö ja eraelu vahel selline mõnus balanss, et kus see harmoonia punkt täna sinu jaoks nagu on, et mõlemad nagu toimiksid ja üks ei tuleks nagu teise arvelt? Jällegi seal on teatud kompromissid, sest et kui minna ettevõtet ehitama selle mõttega, et ma üritan teha seda hästi harmooniliselt, ma arvan, et see on natuke võib-olla vale missioon või eesmärk, sest et siis võib-olla tähelepanu ei ole sellel, mis päriselt midagi toodab ja loob. Nii palju, kui ma olen ise vaadanud inimeste elu, kui keegi on midagi tõsiselt võetavat loonud, väga head, mis iganes on see kunstivaldkonnast, ärivaldkonnast ja spordivaldkonnast, siis väga tihti nende inimeste elu ikkagi üks karakteristik on see, et tasakaal oli ikkagi kaugel sellest, mida nad ise oleksid normaalseks pidanud või tahtnud. Väga kõrge fookus, eks ju, ikkagi sellele ühele tegevusele. Jah, et sa lähed teatud vaatega asjadele peale ja lihtsalt teistmoodi sa lihtsalt ei kannata välja või see, kui sa hakkad seal tooma igalt poolt seda harmooniat ja tasakaalu nii-öelda sama kõrgele isegi või esikohale, siis ma arvan, et vaikselt läheb see põhifookus ära ja midagi tõsiselt ei juhtu. Ma arvan, see on selline kompromiss, ma arvan, et keegi ei tohiks väga kauaks ennast ära kaotada loomulikult, sest et siis võib-olla me kõik kuidagi kalgistume ja elus need olulised
asjad, mis meile tähtsad on, kui nad meie elust on täiesti kadunud ja lahkunud ja ise ka ennast ei tunne peeglist, vaadates ennast ära, noh, et ma arvan, need on nagu halvad momendid. Aga neid niisugused momente võib ka juhtuda, aga samas ma ei teeks seda, et ma selle, eriti alustades, et ma selle tasakaalu nimel jätaks nii-öelda selle nagu oma tahtmise midagi luua, ellu viia kõrvale, noh jällegi tulen tagasi sama punkti juurde, et kui võib-olla see ei olegi tõsine tahtmine, siis ta ei olegi, ei vääri seda. aga kui see on midagi sellist, mis ikkagi väga tugevalt sees on, ma arvan, et mitte ainult sul endal, vaid ka maailmal on parem, kui see välja saab, eks ju, et tont seda teab, võib-olla see on midagi väiksemat, aga võib-olla see on järgmine Apple, eks ju, et keegi ei tea. Et pigem võib-olla kuulates ka erinevate ettevõtjate lugusid, et siis see harmoonia tuleb võib-olla kuskil nagu hiljem, eks ju, et sa ikkagi selleks, et midagi suurt ehitada, paned ikkagi hüperfookusega millegi asja arvelt, et see tulemus saavutada ja siis võib-olla tulla tagasi sellesse keskmesse ja proovida siis seda balansseerida, et kas sa praegu tunned, et sul on see harmoonia ju kindlasti paremas kohas, eks ju, kui ta sul oli? ja kindlasti, selles mõttes, et ma hakkasin praegu mõtlema selle küsimuse peale uuesti, et vaata, seal on võimalik natuke seda niimoodi küsida enda käest, et mis on sinu jaoks nii-öelda okei lükata kõrvale tasakaalus elu nii-öelda mudelist ja mis ei ole. No mina mäletan seda, et minu jaoks ma teadsin kogu aeg seda, et mis hetkel ma lõpetan nagu päevapealt ära Pipedrive'i, kui see tasakaal peaks käest ära minema, see puudus eelkõige isiklikke suhteid. Et kui seal on selge, et need isiklikud suhted kannatavad ja nende selline olemus ei ole enam see, siis on kõik, siis ma lihtsalt ei suuda. See tundus mulle kogu aeg ikkagi, noh, võib-olla oli ka see, et vanus oli selline, et juba oli olemas isiklik suhe ja pere, noh, mida veel 18-20-selt lihtsalt sa lihtsalt ei oma ja ei koge ja ta ei ole veel nii kõrgel sul selle väärtusena. Aga samas jällegi teatud teine osa elust, mis oli võib-olla natuke rohkem sellise materiaalse elustandardiga seotud, nende kohtade pealt mul oli nagu, sellest läheb, vahet pole. Noh, et mis siis, et see ei ole praegu tähtis. Et küll nende asjadega äkki kunagi õnnestub tegeleda ja siis tänu sellele oligi võimalik, et noh, et väga paljud asjad noh, nii-öelda mädanesid sellisesse kohta, kus tundus endale nii-öelda võib-olla tollel hetkel ettevaadatuna oleks öelnud uskumatu, aga võib-olla see aitab natukene ka, et kõik ei ole nii mustvalge, et mul kas on tasakaal või ei ole tasakaal, tõenäoliselt on mingisugused asjad, millega sa oled nõus kompromissi tegema, mingid asjad, millega sa ei ole ja ma arvan, et ettevõtluses ka ikkagi on võimalik natuke seda jälgida, samas võib leiduda ka inimene, kes ütleb, et kuule, vahet pole, et ka isiklik suhe ei ole nii tähtis kui mingisuguse ettevõtte ehitamine, et see on, igaüks on natuke erinev loomulikult. Individuaalne. Ja ega see päris tasakaalu ju nii-öelda universumis ei olegi, et on olemas see harmooniline liikumine see keskpunkti suunas ja see kunagi sellesse ideaalsesse tasakaalupunkti väga pikaks ei saagi nagu jääda. Jah, enda äratundme lihtsalt, et mis sul endale tähtis on ja siis selle järgi natukene selle pildi kokku panemine, ma arvan, et on juba oluline.